Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Tänane saade on pühendatud gluteeni ja laktoosivabadele küpsetistele ning nende valmistamisele. Ja minul on külas inimene, kes teab sellest kõike. Ta on käima lükanud priileiva. Ta on Pipa Pagari asutaja. See on Eesti bränd, mis on loodud 2019. aastal ning mis pakub tervislikke, patuvaba torte ja küpsetisi. Mul on väga hea meel sind tervitada, Birgit Paasma. No super, aitäh, et sa saatesse tulid ja kuna tänane saade on pühendatud gluteeni ja laktoosivabade küpsetiste küpsetamisele, siis ma mõtlesin, et alustaks sellega juttu, et kuidas sa selleni üldse jõudsid? Ja, tore, aitäh Ragne kutsumast, mul on väga hea meel siin olla ja kuidas ma jõudsin? See algas umbes 8 aastat tagasi, et kui minu keskmine laps sündis, siis ta oli umbes 5-kuune, kui inimesed, kellel on see probleem, teavad, et vahest ja tihti mõjub gluteeni talumatus nahalega. Tegime testid temaga, on olemas teatud viisi, kuidas väikeste beebidega ka neid teste teha. Tuli välja, et tal on gluteeni ja piimatalumatus, ehk siis piimavalgu talumatus ka. No ja mis siis hea ema teeb, kui on sünnipäevad, siis hakkad ju ise torte tegema ja küpsetama muid asju ka. Ja siis tuli kogu külmkapi kogu kappide sisu ära vahetada ja hakkad tegema gluteeni vabalt. Aga see oli 8 aastat tagasi. Kuidas siis kauplustesse valik oli? No kehva, aga on ainult kogu aeg paremaks läinud, selles mõttes nüüd juba ma ei näe üldse mingit probleemi, et midagi ei saaks. Internetis saad ka täna tellida igast asju. Ma mainisin, et sa oled Pipa Pagari asutaja. Kuidas see sündis? See siis sündis sellest, et sa ise alguses kodus tegid ja siis? Ja just, ma teen tegelikult siiamaani täna kodus. Ma vahepeal olin linnas ja siis ma läksin koju tagasi, et kodus on... Ühesõnaga, see hakkaski nii, et minu kõige vanemal lapsel oli sünnipäev ja siis oli vaja teha tort talle sünnipäevaks, aga kuna keskmine laps ju ka soovis süüa torti, siis ma tegin gluteenivaba tordi. Tordi nimi on Miia, vastavalt mu lapse nimele. Ja selle ma panin üles Facebooki täiesti suvaliselt, et näed selline tort. Olin üsna uhke selle tulemusele ise ka, et mul on alati meeldinud küpsetada noorest saadik. Ja siis hakkas tulema küsimusi, et oi, kui tore biskviittort, et ei olnud, et toortordid on ka väga head, aga et oli natuke teistsugune. Ja siis tulid küsimus, et oi, et kas sa küpsetaksid mulle ka, võõras inimene kirjutab, ma ei tea, et mul ei ole mingit vetameti luba ega midagi, ma pole pagargi. Ja nii tuli, inimesed lihtsalt pöördusid minu poole ja siis ma mõtlesin, okei, kõik, teeme asja ametlikuks, tegin firma ja siis ma veel kutsusin selle, PTA siis on ja selle ameti nimi, kutsusin tema ka külla, vaatas üle kõik need enesekontrolli plaanid ja nii see pihta hakkaski. Need see oli kusagil... Äkki see oli mingi aprillikuu, kui ma ei eksi, paar kuud hiljem peale seda, kui mul Miial sünnipäev on jaanuaris. Et siis ajasin asja ametlikuks ja koduköögis ja siiamaani täna ja täna on kodus 2 kööki. Aga sul on päris palju seal Pipal valikut. Ma vaatasin koduleheküljel, kuidas sa need oled välja töötanud? See tuligi niimoodi katse-eksitusmeetodil, vaatasime, mis inimestel rohkem meeldib, ise siis kodus küpsetasime ka, proovisime, testisime sõpradega, sõbrannadega ja siis me valisime välja, eks ma vaatasin selle pealt ka, mida rohkem tellitakse, sest algselt oli kõik ju nii, et küsimuse peale kirjutas, mina andsin mingid soovitused, siis ma nägin, mida inimesed rohkem soovivad. Et täna on kodulehel 8 standardtorti, mis on kõik gluteenivabad. Aga see nõudlus ajaga on kasvanud või on pigem nagu vähemaks jäänud? Kuidas sa seda täheldad? Pigem ma ütleks, et... Ma ei oska öelda, kas on kasvanud nüüd jõudsalt, ma väga kehva reklaamitegija ka, ütleme nii, aga ikkagi tuleb peale seda, kui ma e-poe tegin valmis, siis kindlasti tuli tellimus hakkas rohkem tulema. Seda ma näen küll, et mida lihtsamaks sa teed kliendile see tellimusprotsessi, seda rohkem tuleb tellimusiga. Et selline nagu, kui on eri tellimust mingid pulmad, siis selge see, et sa ei teegi veebi teel see tellimust, eks ole. See on ikka telefoni teel. Aga et siis see läks nagu, kasvas küll see ka siis, kui veebileht sai valmis. Aga ütleme niimoodi, kui inimesed kodus teevad gluteeni ja laktoosivabu küpsetisi või tahavad teha, see tundub natuke hirmutav, sellepärast väga lihtne on võtta lihtsalt nisujahu ja hakata tegema. Äkki sa annad soovitusi, kui inimene tahab seda sorti küpsetist või kooki teha, mis on need soovitused, sellepärast, et meie sinuga esmakordselt kohtusime Leivafestivali raames ja kui mina sinu kooke maitsesin, siis ei ütleks, et need on gluteeni ja laktoosivabad, sest need maitsevad nagu päris. Need on imehead, et äkki sa annad mingid soovitusi, et ma hakkan kodus küpsetama, mida ma nüüd teadma pean? Ja, ma korra lähen siit sammu tagasi ka, et minu üks selline Pipa brändi võib-olla eesmärk on ka, et võtta inimestelt ära selle arvamus, et gluteenivaba maitseb kuidagi kehvemini. Et ikkagi kui
pagar, kes sellega tegeleb, on ise ka nagu huvitunud. Näiteks mul oli ju perekonna vajadus, et teha neid asju, et oleks ka maitsvad. Siis ta maitseb sama hästi ja on teisigi tegijad, kes teevad ju väga maitsvad tegelikult, et ma usun, et see müüt natukene nüüd nagu vaikselt kustub äkki, on ju. Aga kuidagi on ikka kõrvus, et kui ma teen millegi vaba, siis seal on ka nagu maitse on natukene teistsugune. Yeah. No okei, aga võtame siis gluteeni kõigepealt, on ju. Gluteeni puhul jah, et nisujahu üks ühele asendada ei saa ühegi teise jahuga. Ei ole olemas sellist jahu. Et kõige ligi lähedasem tegelikult on TEF-jahu, aga ta ei ole ka ikkagi... TEF-jahu on siis... Hea küsimus. TEF on, ta ei ole teravili, issand, ma nüüd ei tea. See on nagu mingi sort. Ta on täitsa nagu teravili on ja ta on TEF, ta oli mingisugune... Aga ta on poodides müügil? Ja on küll. Aga ta on pruuni värvi. Ehk siis ta on nagu tainase ja hele. Sellega on see teema. Et ma jään täitsa vastus võlgu, mis asi see on. Aga jah, et ma ise ka seda ei kasuta. Et TEF-i, kuna ma olen seda proovinud, tainase ei tume, mul on vaja valget heledat biskviiti, siis ma ei saa. Kõik. Story läbi. Ja siis, aga toon siit võib-olla kohe sellise enda kogemuse, kui ma ka alustasin, otsisin ka, kuidas ma siis asendan, et seda teha. Ja siis selline vahva lugu oli, kuidas ükskord üks minu endises töökohas töötav pagar helistas mulle, et nendel ruttu oli vaja, laeva peal töötab, et klient soovis saada gluteenivaba torti. Appi priikule, sa oled ainuke inimene, keda ma pean, kelle käest ma küsid, millega ma asendan. Ma olen laevas kinni, ma ei saa poodi minna ostma. Mul on need jahud, ma küsisin, okei, kas sul on riisijahu, kas sul on maisijahu, kas sul tärklist on? Davai, võta need 3 asja ja pane need omavahel kokku, kõike võrdses koguses. Maisijahu ja tärklis. Kas maisitärklis või kartulatärklis vahet ei ole? Et ta ei jää muidugi ideaalne selles mõttes nagu nisujahu biskviit, aga ta on pehme, ta töötab, ta ei pudene sul laiali, et see ongi nii, et teine äärmus on see, et inimesed on teinud, et asendavad üks ühele riisijahuga ja mis siis juhtub? Laguneb laiali. Ükski teine jahu ei asenda niimoodi. Öeldaksegi, et TEF on ainuke omadustest kõige lähem, ligi lähedasem nisujahule, aga ta on tume ja siis mõtlengi mina ka ise seda ei kasuta. Aga kui ma nüüd selle jahud võtan 3 tükki võrdses koguses, mis ma panen vedelikku, mis vedelikkus on? No ütleme, see on nüüd nagu jahuna. Jahu asendajaks on see. Lihtsalt. Selge. Ja ülejäänud kõik retsepti järgi nii kõik on. Muna, mis sul sinna veel läheb, võid, kui läheb võli või suhkur, mis iganes keegi paneb, eks ole. Et on nagu see jahu siis asendajad. Just. Aga muidugi tänapäeval on gluteenivabu jahusegusid mitmeid juba turul ka. Võt see on küll nüüd, mis on kindlasti arenenud valdkond. Et mõtlen, et kui 8 aastat tagasi, Share oli, eks ole, ja nad on ka jahusid edasi arendanud, mida mina olen märganud ka, et see on palju erinevaid sorte, et sul on seal pelmeenide jaoks oma jahu, sul on biskviidi jaoks oma jahu, saia jaoks oma jahu. Aga jällegi on ja kuna minu valdkond pole mitte ainult gluteenivaba, vaid ka on laktoosivaba ja suhkruvaba, siis ma vaatan ka, et olen märganud, et gluteenivaba jahude sisse pannakse ka fruktoosi või dekstroosi. Ehk siis ikkagi nagu, ma ei saa seda kasutada, kui ma teen ka suhkruvabat küpsetist. Nii et näiteks Share'il on olemas biskviidijahu, mis on niisugune punane, kollane pakk, seal nüüd ei ole sees seda. Vähemalt viimane kord, kui ma vaatasin. Nii et see oleneb ka, mis on teie tingimus. Üldjuhul inimesed tahavad lihtsalt gluteenivaba, nad suhkurt nagunii kasutavad, siis ei ole vahet, siis see saia jahu töötab samamoodi. Et mina olen jäänud Share'il hästi kindlaks, et see on üks bränd, mis on alati töötanud, et on ka teisi, ma ei ütle, nad on kehvemad, aga harjunud, eks igalühel oma jahu lõpuks, mis ja sul on retsept juba käe sees selle ühe jahuga, et kui sa asendad mingi muu jahu, siis võib olla see lõpptulemus hoopis teistsugune. Et ikka, et ongi gluteenivaba jahu segude sees, ta on juba põhimõtteliselt nii nagu see maisi, riisijahu, et tärkis kokku panna, aga seal on veel sidusaineid sees tegelikult, mis nagu aitavad kergitada võib-olla, on ja, et seal on, panevad ksantaankummid või kuarkummid ka sisse, mis on sellised nagu paisutajad, ütleme siis niimoodi, on ja. Nii et erinevad jahusegudel on palju koostisainet, sellepärast ei tohiks ära ehmatada. Kui inimene teeb selgeks, mis need kõik on, siis seal ei ole midagi nüüd nii väga ebatervislikku. Ta on lihtsalt, et asendada nisujahu. Aga kas on näiteks, võtame, ma ei tea, lihtsa focaccia retsepti ja ma tahan, seal on ju nisujahu päris palju sees, kui ma tahaks teha seda gluteenivabalt. Kas seal on mingisugune näiteks, kui sa võtad nisujahu 400, siis sa pead Share jahu võtma, ma ei tea, 350, sa pead lihtsalt katsetama põhimõtteliselt. Pead katsetama, mis on küll gluteenivaba küpsetised on alati natuke kuivemad. See on nagu, millega peab arvestama. Et pigem mina timmiks vedelikku kogusega, et sa pead katsetama tõesti. Üksik, mis kuklikest sa teed või saiakest või saia sa teed, on ja. Et seal pead proovima läbi, et esimese korraga ei pruugi õnnestuda, aga jällegi, nagu ma olen ka harjunud, ma panen alati iga katsetuse kirja. Sest et muidu mõtled, oi kui hästi tuli välja, aga ma ei mäleta, mis ma sinna sisse panin, kui palju ma tegelikult panin vett juurde, et iga tegelikult grammiga kaalud juurde, mis sa paned. Muidu järgmine lihtsalt tule välja.
aga kuidas sa piimatooteid asendad ja kuidas nende on toorjuustud, ühesõnaga, mida sa kasutad? Piimadel on jah, vot piim on selline täitsa omaette nüüd valdkond on ja kuna minu lapsel oli ka probleem, et tal oli kaseiinitalumatus, ehk siis me räägime siinkohal piimavalgust ja tänapäeval on inimestel üsna segane see, et nad ajavad sassi, et laktoosivaba ongi piimavaba. Ma saan aru, kust ta tuleb, sest ta ütleb lõpus ju vaba, on ju, laktoosivaba, laktoos, me teame, et on piima sees, selle vaba, siis on piimavaba. Et ka mul, kui alguses lapsel see nii-öelda teema oli uus, siis mul ka, ma mäletan perekonnas ka läksime sünnipäevale ja siis mul öeldi ka, me tegime salati, mida saab sul Robin ka süüa, on, et näed, siin on, ma tegin selle laktoosivaba hapukoorega, ma ütlesin, et nii tore, aitäh, aga te ei saa seda süüa, sest et see ei ole piimavaba. Et võib-olla jah, see on teema, mida ma tahaks natuke täpsustada, et piimavaba tähendab ikkagi kaseiinivaba, ehk siis me räägime vegan toodetest täiesti. Et, ja nüüd see asendamine on ka vastav, eks ole, et kui on inimesel laktoositalumatus, ehk siis laktoos on piimasuhkur, on ju, et ma korra võib-olla räägin selle valdkonnaga ju lahti, kindlasti. Et mulle väga endale on alati huvi pakkunud ja no ma pidingi seda uurima välja, see oli vajadus on ju, et kui me räägime laktoosist ja kaseiinist, siis laktoos on piimasuhkur, seda ei võeta välja piima seest, vaid piima sisse pannakse juurde nii-öelda, lisatakse siis laktaasi, mis lagundab suhkru ära, mis tõttu ongi laktoosivaba piim natuke magusam, sest seal on see suhkur juba ära lagundatud nii-öelda, on ju. Mina arvasin kunagi, et see võetakse kuidagi välja mingi filtritega, et tegelikult see nii ei käi. Ja nüüd kaseiini, seda piima siis nii-öelda valkuse välja võtta ei saa, sellepärast siis ongi alternatiiv lihtsalt vegan tooted, nagu näiteks mandlipiim on ju, või mandlijook on ametlik nimetus on ju, või sojajook on ju. Et siis on juba lähed taimsete asjade peale üle. Nii et see on niisugune jah, valdkond, mida võiks nagu teada, eriti kui sa küpsetad ja kellegi teisele ka teed, et mul ka on, kui on uued kliendid tulnud, küsivad ka, et kas see on kaseiinivaba, on see kindel, et see on ikka kaseiinivaba, siis ma kinnitan üle, et jah, ma olen väga kursis sellega, et on, et ei ole probleemi. Nii et jah, ja asendamine siis on ju laktoosivabu tooteid, ehk siis me räägime mitte piimavabadest, aga küll piimasuhkruvabadest, neid on väga palju täna turul. Et, ja ütleme, kui jätta piim nüüd kõrvale, otsene nagu laktoosivaba piim, siis ütleme laktoosivaba hapukoor, jogurt, mascarpone, toorjuustud, need maitsevad täpselt samamoodi nagu tavaline. Et seal maitsevahet ei ole, nii et julgelt prooviga katsetage. Konsistentsil on ainult, mida mina tean praegu, et on vahe siis sellel hapukoorel näiteks, hapukoor natuke paksem lihtsalt, on ju, et siis võib-olla natukene panna siis seda piima juurde, nii-öelda laktoosivaba piima või jogurtiga lahjendada, et kui vedelamat teha. Aga näiteks nüüd vegan tooted on, et seal on nüüd see maailm aeglasemalt järgi jõudmas, ütleme, et Eesti turul on ka juba tulnud erinevad siis toidupoed, Selver, Prisma, Rimi, nendel on küll väga hea valik, et kus ma ise ka käin ja võtan, et need tooted, ma ei tee massiliselt torte, eks ole, sest ongi, et ega ma ostan ka samamoodi poest või siis kusagilt niimoodi, kus ma tean kindlasti, et ma saan mitu asja korraga ühe tarnija käest, on ju. Nii et, aga on ka internetipoed tegelikult, kus saab tellida, et erinevad vegan tooted, ühesõnaga, kui inimene paneb sisse vegan mascarpone, ta leiab selle koha, kus ta seda tegelikult saab. Ja seal on nüüd küll maitsetel erinevus, et sa pead nagu teadma ennem ära katsetama. Et näiteks vegan toorjuust, ta ei maitse täpselt nii nagu Philadelphia kindlasti. Et seal on nagu vahe. Küll, kas tekstuuri vahe on ka siis? On, natukene ikka on. Aga ütleme näiteks toorjuustu puhul ma ka vahustan seda, nii nagu Philadelphiat tegelikult vahustaksid, on ju. Siis tegelikult natuke kauem lihtsalt läheb aega, aga ta läheb ka vahtuda, võib-olla ei ole niivõrd õhuline, kui on siis see laktoosivaba või tavaline piimatoode on ju, aga ligilähedane. Siis ongi sinna midagi juurde lisada lihtsalt, et seda konsistentsi muuta näiteks, ehk siis näiteks seda vegan vahukoort. Täna, mis ma võib-olla mingi poolast tagasi avastasin, et kodutarbijale väga mugavalt väiksed pakendid müüakse supermarketites on need Rama vegan siis vahukoored ja vegan toidukoored. Pisikesed 200 millised, see pea ostma liitrit, läheb lihtsalt raisku, kui sa ei tee iga päev või sa kohe ära ei kasuta. On ja. Müüakse täiesti punane ja sinine silt on peal. Ja ma ütlen, see Rama vegan vahukoor on ülihea maitsega, küll aga see on natuke suhkurt sees. Vaat jällegi on, et kuna mul käib see käsikäes, et kõik on suhkruvaba ka, ma teen ka suhkruga absoluutselt teen, sest et kliendid on erinevad ja mõni ütleb, et tead, mul tuttavam see maitse, et tee ikka suhkruga on. Ja siis ma alati küsin ka, et kui on ka suhkruvaba vajad, kas see on okei, näiteks, et seal on 5 grammi suhkrut on seal, ütleme 200 millises on siis selle vahukoores on sisse pandud, ütleme koostisaineite nimekirjas sa vaatad, siis toitumisalast teavet, on 5 grammi suhkrut 100 grammi kohta, seda ei ole palju, aga ma pean klienti ikka teavitama. Et kui tegemist on diabeetikuga, siis talle ilmselt ei sobi see ja siis sa pead võtma tegelikult
enamasti ikkagi kookostooted, mis on jälle teistsuguse maitsega. Et see on selline nagu valdkond hästi lai, kus ma olen hea meelega, ma olen ka jaganud nõu inimestena, ta on mulle kirjutanud, kes on mu koolitustel käinud, nii et ühesõnaga mulle võib alati kirjutada, kui ma kohe ei vasta, siis ma vastan ikka mingi hetk lõpuks on ju. Et selles mõttes ma ise olen ka, ma tahaks, et see valdkond natuke võib-olla rohkem areneks ja ma ei karda konkurentsi selles mõttes nagu, tore on, kui ma saaks ka kellegi käest torti tellida. Mõtlen, kui mul on need mured, et ma enda sünnipäevaks, mulle öeldakse ka, et Birgit, tegi tordimeister, teeb ise endale tordi ja mulle ei tee keegi. No tuttavad, vaata. Nii et palun, hakake tegema. Aga millega suhkrut asendad? Mis sa kasutad suhkru asemel? Jaa, suhkur on nüüd, ütleme, stevia on kõige selline levinum, on ju, ja poes müüakse ka on see Umami on üks tootja, kes teeb siis magusaine steeviaga. Põhimass on see sees muidugi erytritool. Kõlab hästi keemiliselt inimestel, issand, mis asi see on. Tegelikult ei ole midagi keemilist nii väga seal, sest erytritool on siis mais siis hapendatakse ja selle jääkprodukt, kui ma nüüd õigesti oskan seletada. Nii et ta on nagu mass, mis jääb alles ja siis see on hästi magus. Nii et muidugi ta käib mingi protsessid läbi, et ta nüüd valge on ja kõik on ja, aga et ta ei ole nüüd otseselt keemiliselt laboris loodud toode, et seda ma tahan nagu öelda, et ta tegelikult tuleb ikka täitsa looduslikult. Aga on ka teisi tooted, mida kasutada. Mina olen lihtsalt jäänud selle erytritooli ja stevia sögu peale. Kuidagi niimoodi, mulle see nagu sobib. Aga räägi, kui sa küpsetad neid, mis ahjurežiimi sa kasutad? Jaa, mul on kodus Electroluxi ahi. Väga hea. Sama siis. Õige koha peal oled. ja mul on enamasti pöördõhurežiim. Enamasti. Kui on biskviidid, ütleme, kui me räägime biskviidi küpsetamisest, pöördõhk, kui ta on liiga tuline, ta lükkab selle kupli peale, siis ma vahest valin ilma selleta teha. Oleneb siis mida, ma ise tead oma ahju on ja. Et vahest ma kasutan, vahest mitte, aga enamasti kõik asjad kodus, sest meil on kõik nisujahu vaba kodus, et meil üldse ei ole, muidu ma ei saa ka seal neid torte teha on ja. Nii et siis ikkagi enamasti on pöördõhk, enamasti ja. Aga biskviitide puhul oleneb, siin ei ole nagu ühtset sükest lähenemist, katsetage, proovige. Ja mis sul kodus on? Tead, minu on niimoodi, et mina sain jõulude all uue Electroluxi ahju ja sellel oli auru funktsioon peal. Ja ma ütlen, et mul enam tagasiteed ei ole, ma ei tea, kas sul on auru funktsioon? Ei ole, mul nii uut ei ole. Tead, see on imehea, sellepärast, et mina ju selles mõttes küpsetan nisujahuga asju ja need pärmidaina küpsetised ja biskviit auru funktsiooniga, nad on nagu nii kohevad ja nii õhulised, et see on lihtsalt ebareaalne, et kui sul tainas on natuke metsa läinud, siis sa tead, et kui sa aurufunktsiooniga küpsetad, siis see õnnestub väga hästi. Ja ma olen ka katsetuse teinud, et sama tainas, samad küpsetised, lihtsalt üks ahjuplaat läks ahju aurufunktsiooniga ja teine täiesti tavaline ülalt alt pöördõhk. Ja tead, seal on vahe sees. Täiesti see auruga ta nagu tõmbab sellist nagu õhulisust ligi ja see on nagu täiesti, ma just mõtlengi, et kuidas kui gluteeni vabu asju, ma arvan, et ta aitab ka kergitada äkki. Kindlasti, võt ma mõtlengi, et mina rääkisin nagu keskendunud biskviidile, kuna ma olen tortide tegija pigem on, et saiakesi ma pigem teen nagu vähem, võib-olla ka see, et tead, me kunagi ei ole nagu harjunud sööma neid olnud ja siis teed nagu vähem. No ja sul amet on juba koogid, on ju, et ei ole aega. Täpselt. Nii et, aga muidugi oleme teinud ka, no kas või vastlakukleid, eks ole, aga siis samamoodi ka, et kuna mul nagu pole. Vastlakukleid oled teinud, mis jahu sa kasutad siis? No seal on nüüd täitsa, seda ei saagi poest osta, et ongi üks suurem maalatooja Eestis, kelle käest siis saab osta, seal on oma ette täitsa tehnoloogia taga, et seal toidutehnoloogiga tegelikult pidasin nõu, et valdkonna mõttes on vaja teada, et seal on 2 eraldi gluteenivaba jahusegu, mida me segame kokku tegelikult, nii et ja need müüakse 25 kilose kotid, nii et ükski tava inimene ma koju ei osta nii palju, aga nende puhul on küll koduahjus samamoodi, mul nüüd pole auru funktsiooni, aga siis ma panen ka vesivanni lihtsalt talle, et sa pead andma talle mingit auru, sellega ma olen nõus, nii et mind hakkas see ahi väga huvitama, mis sul on. Ma soovitan. Et ma tihti küpseta, aga võiks ju olemas olla. Kuule, aga ma arvan, et siit on väga hea minna retsepti osa juurde nüüd. Ja nüüd me oleme tulnud retsepti osa juurde ja ma loodan, et sul on varuks paar retsepti, mis on laktoosi ja gluteenivabad. Absoluutselt. Nii, ma kuulan. Mul on kaasas oma retseptiraamat, kuna isegi kui ma olen aastaid juba teinud ja samu tooteid, torte, siis kuidagi alati ma hoian seda kõrval lahti, no just in case, et oleks, et eriti, et kui on tellimustordid, et mul e-poes ka, retsept on kogu sama, et mulle vahest meeldib katsetada, kodus teed, siis
natuke liigutad, nihutad siit mingeid koguseid, on ju, aga mitte siis, kui on tellimustordid. Aga siin on nüüd ka, mis on ka pipa, ongi nii või? Oi, kui väärtuslik märk, miks see siis on? Väärtuslik. Ja siis mul on siin ka katsetusi sees, ma olen maha tõmbanud ja täiendan, nii et on niisugune minu püha ja, saan aru. Nii, ma võtsin ma mõtlesin, et võiks 2 sellisest hästi tavapärasest tootest või nagu koduküpsetisest rääkida, mida inimesed enamasti kodus teevad, eriti emad või ka isad või ka lapsed, suuremad ise. Et üks on küpsisetort, mis on niisugune natuke võib-olla uhkem, mida saab teha inimene sünnipäevadeks, tähtpäevadeks. Ja teine selline tavaline standard õunakook. Kindlasti retsepte on igasugused liikvel, aga mis jällegi meie peres on suur lemmik. Räägin ka selle retsepti pärast ära. Alustame siis sellest küpsisetordist. Alustame küpsisekoogist, jah. Küpsisetort. Nii, mingi hetk ma mäletan, mul oli üks webinar ka, kus ma sellest kunagi rääkisin, aga see oli siis koroona ajal, kui kõik need uksed olid kinni ja inimesed palju küpsetasid kodus. Et küpsisetordi puhul on nüüd niisugune asjaolu, et gluteenivabu küpsiseid vähemalt aastaid tagasi olnud leida kandilisi, oli ainult ümmargused. Ja siis on, et kuidas sa siis teed ümmargustorti? See ei ole nüüd minu välja mõeldud ka kusagilt, ma hästi palju otsin netist avarustest ideid, mõtteid, asendusi, kuidas teha ise mascarponet näiteks, ma väga palju surfan. Ja küpsisetordi puhul samamoodi ka, et võtsin ümmarguse siis vormi, siis mina kasutan jah gluteenivabu Maria küpsiseid. Ja neid on poes olemas? Need on poes olemas, Share täitsa müüb neid. Share'i toode on, ma siia tulles, ma tegelikult natuke ruttu guugeldasin ka, et need on müügil, aga näiteks e-poed ei näita. Need võib-olla te ole e-poe toode. Et ma olen ostnud küll Selverist täitsa raudselt olen leidnud. Ma ei saa ju tagada, et igas Selveris on. Aga ta vist sellepärast ei näita, et kui sa tahad e-poest tellida, siis väiksemates kohtades võib-olla ei ole. Võib-olla küll jah, sellepärast. Nii et aga on olemas ka need pisikesed kandilised ka Share'i toode, et millega teha. Ja muidugi on siis olemas ju Kulloni või oli see mis see tootja oli, ka need digestiivid, mis on ka ümmargused, aga digestiiv me kõik teame maitselt väga-väga sarnane gluteenivaba digestiiv maitselt. Ta on niisugune tummisem, teistsugune on ja. Et see Maria küpsis, mitte gluteenivaba Maria, aga gluteenivaba Maria, siis ühesõnaga natuke väike nimevahe on ka seal. Ja need on siis ümmargused, need on niisugused õhulised õhemad, mida on just hea küpsisetordises kasutada. Ja mismoodi ma siis teen selle kreemi valmis, võib-olla siis räägime sellest kreemist korraga, räägime laktoosivaba variantidest. Et niisuguse väiksemas vormis, 20 sentimeetrit võib-olla läbimõõduga ringis on ju, mis mina teen, umbes seal pool liitrit vahukoort ja siis 1 toru kohupiimapastat. Ma tänapäeva mõtlen, ma teeks isegi võib-olla lausa selle vahukoore mascarponega, et ma asendaks ära, et ma paneks vahukoort 300 ja mascarponet üldse 500. Et jälle natuke teistsugune kreem, et kui maitsete vaheldust tahta. Aga mascarponet siis sa teed ise? Ei, mascarponet laktoosivaba on täitsa müügil. Täiesti poes on olemas. Sa enne mainisid, et sa oled katsetanud mascarpone ise tegemist. Saab teha ise ka. Seda ma nüüd peast ei oska sulle öelda. Et selles mõttes seal oli küll kookuse kreem oli sees. Seal oli veel, 5 koostöös oli, seda ma mäletan, et neid leiab retsepte netist ka. Ühesõnaga, siin läheb siis 1 toru kohupiim. Ja siis 500-600 milli vahukoort selles mõttes, et laktoosivaba täiesti olemas. Ja küpsiseid siis 250 kuni 400 gramm, olen, kui palju sa küpsist tahad sinna sisse, sest et nüüd see tehnoloogia või tehnika natuke teine. Et ma ei lao neid niimoodi üksteise peale kihiti, vaid ma teen väikse selle kreemi ringi sinna põhja ära ja siis panen püsti need sinna sisse niimoodi mööda ringi. Et ma ehitan selle kihi nagu püsti sinna. Et hoiab ikkagi kokku seda ilusti ja siis panen sinna selle, täidan ära jälle selle vahemiku kreemiga ja siis teise kihi ka sinna niimoodi. Saate kõrgemaks küll teha. Sa teed nagu 2 kihti niimoodi peale? Saate täitsa teha, aga mitte rohkem kui 2. Ta muidu vajub kokku. Et see ongi, mida tihedam sul on, seda paremini ta hoiab seda 2 kihti. Kui sul on näiteks 250 grammi küpsiseid, siis tee pigem 1 kiht. Ja küpsistort ongi tavasti niisugune standard madal, et ei ole midagi kõrget nagu vaja teha. Ja siis peale ma teen vahukoorest ja šokolaadist, räägin kohe šokolaadist ka, selle trippi, on ju? Jah, nagu glasuuri. Glasuuri, just täpselt. Aga seda vahukoore kohupiima segu sai maitsesta millegagi? Ikka, mina panen jällegi steevet sisse, on ju. Et aga 15% öeldakse kusagil on niisugune hea tava võtta siis suhkurt. Nii et kui sul on seal, ütleme, 800-900, ütleme liitri kohta, on ju, liitri kohta siis 150 grammi suhkurt, siis ta ei jää liiga magus. Lihtsalt mulle ei meeldi. Aga küpsised ise on need magusad? Need on magusad. Et sealt tuleb ka juba mingi magusus. Et mõtlengi, küpsistorti suhkruvabalt ei saa teha, kui sa just ise küpsist ei tee. Et see on see koht. Aga ma ei ole teinud Maria küpsiseid ise, et teistsugused küll.
nii et ja siis see šokolaadiglasuur on nii nagu ikka, et seal on siis vahukoort on, ütleme seal, võid pooleks panna, on ja 150. Sellega uumutad enne? Mina ajan vahukoore soojaks, jah, nagu just. Potis. Selles võid ka teha, tegelikult panna kokku need mikronahju. Nagu vahustamata koore, kuumutad just, ära. Ja siis šokolaad sisse ja siis segan ära. Et selles mõttes, et ma ei tempereeri teda, et võimalik on ka tempereerida, et sa saad, et ta krõmpsub seal peal sul on ja mina ei tempereeri, mulle meeldib, kui ta on pehme seal peal. Mina ei pane želatini sisse, ma ei taha, et ta läigiks nii palju. Kuidas keegi? Mõni paneb vist minu see vana retsept, mis kusagil on liikvel netis ka, seal vist on isegi želatin sees. Ma võin eksida, ma ei mäleta enam. Aga vahukoort, kui palju sa paned siis? Vahukoort sama palju kui šokolaadi. Et ütleme siis üks ühele, 150-150. Ja šokolaad on ka täiesti Selveris on müügil, on Brunbergi šokolaad, mis on gluteenivabanda ka kirjas seal peal, mis on väga tore, kuigi üldjuhul ei käi mingit jahu šokolaadi sisse, aga et just, et on eraldi liini peal ka tehtud. Ja et seal ongi Brunbergi šokolaad, ta on gluteenivaba, laktoosivaba ja suhkruvaba kohe ka, mida mina kasutan, et mida ma alguses kasutasin, nüüd jälle mul on omad kohad ka, kus ma saan suuremaid kilosid osta kuvertüürina, et üks tootja tegelikult, kes neid teeb, aga tavatarbjale täitsa poes müügil ka. Ja sulab väga ilusti ära, see Brunbergi šokolaad. Okei. Ja siis saad marju peale panna või mis iganes tead. Aga kui kaua ta tahereb, üks ööpäev umbes? Ikka, nii nagu standard. Paned, teed õhtul valmis hommikuks on okei. Et selles mõttes. Ja kui tahta, jälle minu soovitus näiteks, kui on väga soojad ilmad, mida mina olen teinud ka, et kreemid kipuvad võib-olla nagu ära sulama, et siis lihtsalt panna želatiin ikkagi kreemile hulka. Et ma arvan, sa ise samamoodi oled teinud seda, et minu selline, ma ei tea, harjumus on nii, et kui mul on, ütleme, liiter kreemi, ütleme või kilo kreemi, siis ma panen 5 lehte želatiini. Kuidagi nagu pooleks jaotan selle ja üks siis meira need lehed, mida mina kasutan. Et mul on leht želatiin olnud kogu aeg, mina pulbrit pole kunagi kasutanud. Mina samamoodi, mul on nii leht želatiini fänn, et see on nii lihtne. Just täpselt. Ja siis teine retsept. Jah, oota, ma korra mainin see küpsitordi puhul ka, et küpsitordi puhul ka veel, et muidugi värsked marju võib sisse ka panna. Mina olen ka pikkin niimoodi, eriti kui on suvi, sul on oma kodu ja värsked vaarikad või maasikad ikka sinna sisse ka olen pannud niimoodi, et oleks igati mahlane ja mõnus. Ma ei kasuta neid konservkirsse või mingid sellist asju, et alati värsked marjad. Et, ja jällegi siin ma pean promama, et Selveril on alati värsked marjad aasta läbi olemas. Et mina teen kogu aeg marjadega torte, kui just klient ei soovi miski pärast. Et ja alati saab. Nii et. Aga teine retsept. Võtame selle teise lahti. Ma korra küsin vahele, kui sa otsid, kuidas on see hind, kuidas ta kujuneb tavakoogid versus siis gluteeni ja laktoosivabad? Vaata, mina pole tavakooke kunagi teinud ju. Mul on ainult olnud need, et kunagi õpetati mind niimoodi, et kui sul on tooraine kulu, siis selleks, et ettevõtluses pead sa korrutama selle hinna 3-ga. Ja nii ongi. Et minu tordid on täpselt samamoodi. Et kõik seal, mis seal e-poes on müügil ka, ma olen vaatanud üle, et kogu tooraine me räägime, aga tegelikult ju tordi alus ja pakend ka sinna juurde. Inimesed unustavad ära selle. Ja see on omajagu hind. Omajagu hind ja need pole üldse odavad enam tänapäeval, et oleneb millist alust sa muidugi tahad, on ju. Nii et see on niisugune laias laastus. Nii et e-poes on näha ka keskelt läbi tordi hind, muidu kui sa tahad seda, aga et ma mainin, et siis on minu tortidel keskelt läbi 40 eurot on kilo, et niimoodi on ta kujunenud, et ma tegin alles nüüd ka võib-olla poolast tagasi nii-öelda uuenduse. Muutuvad hinnad nii kiirelt, ma vaatan, poole aasta pärast on juba jälle hinnad tõusnud, et paratamatus tänapäeva toiduainetes. Et ja, siis teine kook, mis ma mõtlesin, hästi lihtne, ühe kausi kook, ma kutsun seda ühe kausi koogiks, selline, millega igaüks saab hakkama, mitte keerulist pole, meie peres lastes mega suur lemmik, et see retsept ei ole minu retsept, ma sain selle sõbranna kes ka kusagilt sellele sai, aga ma mõtlesin, ma jagan seda, promon seda, sest see on tõesti lihtne teha. Ja ma olen kusjuures selle sama retseptiga teinud ka niimoodi, et ma teen mitu kihti natuke õhemalt ja panen kreemi vahele ja teen tordi. Nii et see, et ma räägin, kuidas ma seda teen ka siis. Et ühesõnaga tegemist on õunakoogiga, sügiseti meil kõikidel on enamasti õunauputus on ju, ja poes ka aasta läbi õunu saab, nii et õunakoogis see on selline kook, kuhu läheb õunatükk, et circa kilo kuni 1,5 sisse, et alati tükeldan õunad ilust ära, panen siis kodus ka jällegi, kuna mul täna ei ole kellegil diabeediga probleeme kodus on ju, et siis me teeme siis pruuni suhkruga või siis need õunatükid siis pruuni suhkru ja kaneeliga segamini või siis kookospalmi suhkruga, mis on tervislikum alternatiiv. Segan ära, jätan nad siis kõrvale, kilo, 1,5 kilo õunatükke. Ja siis seda retsepti lähebki kõik ühte kaussi, 4 muna,
ei eralda kuidagi munavalgeid munakollastest ühte kaussi. Sinna, ma kasutan ka mikserkannu, on ju, selles mõttes. See on nii hea, saad ise midagi muud teha, kui... Täpselt, ma arvestan, on siuke aja kokkuhoid, parim leiutis. Kunagi mul oli see käsimikser ja tead, hoiad seda nagu täiesti lõppi. Näiteks mannavahtu me teeme kodus jube tihti. Hoiad seda, mitte midagi ei saa teha. Ja nüüd on see, et paned kõik sinna mikserisse ja täpselt. Ja saadki samal ajal midagi muud teha. Ja biskviidid ja kõik see täpselt sama asi. Ülilihtne. Ma olen ka nii tänulik, et siuke asi on loodud üldse. Nii et, aga jaa, nii et ma panen siis sinna mikserkannu, on ja 4 muna ja 8 supilusikatäit siis suhkurt, on ja mida siis, mis suhkurt keegi valib, on ja loodetavasti mitte valget, on ja, aga inimeste valik. Aga samamoodi saab tegelikult teha suhkruvabalt ka, et see sama erytritooliga stevia maitset väga okei, et ka samamoodi õunatükkide hulka võid ka panna seda, et olen ka nii teinud. Aga kuidas sa seda asendad? Üks ühele. Seda on üks ühele, see sama, mis on umami seal poes müügil, et üks ühele. Siis see on jah, et 4 muna, 8 supilusikatäit suhkurt. Ma oleme enam grammid ka pannud peale, aga tead, ei mängi rolli siin, see sobib inimestel rohkem see supilusikatäis, on ju. Jaa, absoluutselt. Ja siis muna ja suhkru vahustan ära, täitsa ilusaks helekollaseks vahuks, nii et on ikkagi kohev juba, on ju. Siis sinna sisse lisan õli 8 supilusikatäit jälle, nii et 8. Ja siis ma lisan sinna sisse ka kuivainete segu. Ja kuivainete segu nüüd on siis 10-12 supilusikatäit. Pigem pange võib-olla natukene alguses rohkem, et ta hoiaks ilusti kokku. Pärast saate timmida, kui ei meeldinud see tulemus, siis võid natuke vähem panna. Et 10-12 oleneb ka jälle supilusika suurusest. Aga mida sa kasutad 10-12? Just. Ja nüüd ma räägingi, et alt nagu originaalis, nagu mulle retsept antida, see oli mandlijahu. Ehk siis ja jällegi tervislik on ju igati pidi ja palju häid valke. Aga ma olen proovinud ka teha pooleks, näiteks see sääri saiajahu või siis sääri biskviidijahu, 6 või 5 supilusikatäit ja siis 6 või 5 supilusikatäit mandlijahu. Et mandlijahu teeb selle, et ta annab sellele koogile sisse rohkem niiskust. Ta on selline natukene võib-olla muredam küll, aga mitte nii mure nagu riisi või maisijahuga oleks. Ja ta ei tee seda kuivaks. Ja siis see säärijahu sinna kõrvale või gluteenivaba jahu segu annab natuke rohkem tekstuurit, hoiab kokku paremini. Et sellepärast ma olen nüüd läinud nagu seda teed pidi. Nii et jah, need panen kuivane segan kokku, lisan ka sinna siis õli, muna, suhkru segu sisse selle ja kõige viimaseks, ma nüüd ei mikserdada, siis ma juba teen spaatlegi see segan segu ära peale seda, mikserdamine jääb seisma peale seda, kui ma olen suhkru ära vahustanud. Ja siis lisan õunatükid, segan kõik läbi, kõik on ühes sellest potis on ja siis ma kallan ta vormi, mul on kodus see 26 centimeetrine ring näiteks sinna sisse ja ta jääb sükene, võib-olla 4-5 centimeetrit kõrge kook, lased ilusti ära jahtuda, ahjus on ta siis meil pöördõhuga 160 kraadi, 25 minutit, siis ma panen hõbepaberi peale tegelikult ja 180 kraadi 15-20 minutit veel. Nii et ta kipub pealt muidu natuke liiga ära küpsema, aga ma olen vaatanud, et kui ma ei tee pöördõhuga, siis ta kuidagi kerkinud kohevaks. Vaata, seal on see nagu mingi vähen, et ta ikkagi liigutab seda õhku on ju. Ja siis kindlasti las jahtub maha enne, kui sa sealt vormist selle välja lõikad ja siis serveerida, kui ta natuke veel soe on tegelikult, siis on ja vaniljaseatisega väga hea seda süüa. Et see on, ma tõendan, väga-väga lihtne kook, igaüks saab hakkama väga soovitan. Ja seda saad igal hooajal teha, sellepärast õunad on nagu kogu aeg saadaval ja väga head. Just, minu arust ka, nii et õunadel kuidagi ma suvelt kasutan Eesti õunu, aga kui on väljaspoole Eesti hooaega, siis ma kuidagi kas Royal Gala või Gansi õun kuidagi läheb mulle. Meile kuidagi sobib see. Aga ka tegelikult Granny Smith, mis on natuke apu, on ka päris hea koostus. Ta küpseb ära seal? Ja ta küpseb ikka küpseb ära ja. No selge, kuule, aga tõmbame otsad kokku ja lähme siis testi osa juurde. Teeme nii. Nii, aga nüüd me jõudsime toidutesti juurde ja ma mõtlesin, mis võiks olla seekord toidutestis. Ja ma käisin poes ringi, ma vaatasin, et nii palju huvitavaid laktoosi ja gluteenivabu tooteid on Eesti tootjatelt. Ja ma mõtlesin, et vaatan mingid põnevaid tooteid, me ei saa neid järjestikku panna, sellepärast need on suhteliselt erinevad, aga proovime ja vaatame, kas asi on ostu väärt ja kas me soovitame edasi. Ma arvan, et on üsna põnev. Jaa, väga äge valik. Nii palju erinevaid asju tõesti ja siin on ikka päris mitu asja, mida ma pole isegi veel proovin. Kas sa midagi oled ja mida sa juba oskad öelda, et on? Kindlasti olen seda mõnusa kaneelirulli söönud seda gluteenivaba. See
kaneelirull on siis Saaremaa toode ja see oli viimane seal. No näed. Ma saan aru, et seal oli päris palju oli võimalik sinna olla jah, aga oli viimane, nii et ma sain täiesti viimase. Ma oleks võib-olla rohkem võtnud. Aga mõnuse bränd üldse jah, et kuna me käime ka tihti Saaremaal, siis seda me alati oleme ise koostanud, et väga fänname. Ja samamoodi on need Pärnamäe küpsised ka väga tuttav. Muid asju ei olegi vist proovinud, seda marmelaadi vist olen, nii et need ülendavad. Sa oled kõiki proovinud peale. Väga põnev. Nii, aga ma lõikan kohe selle kaneelirulli, me tegime selle soojaks. Kas ta on ainult kaneelirull seal valikus või on mingid muid? Juusturull oli ka nendel, ma tean. Jah, on juusturull ka. Ja kunagi mingi hetk oli vähemalt laktoosi ja gluteenivaba porganditort ka, nii nagu need pisiksid meetorti. Võtan siis oma käega siit. Aitäh, oi kui mõnus soe. On jah, ma räägin. Mina tegin. Et muidu oli, neil oli jah ka seda porganditorti või porgandikooki oli müügil, vähemalt Saaremaal küll ma leidsin, aga ma ei tea, kas Tallinnas on olnud. Et ma olen nagu näinud, aga jällegi ma ei tea, kas ala täna ka nüüd on ju. Et see oligi laktoosivaba, toorjuustuga porganditort selline, täpselt viid koju, lähed külla kellegile, ruttu haarad kaasa poest. Ma sain, issand, kui tore laktoosi ja gluteeni vaba, et see kombinatsioon on, et noh, ma ei tea, kuidas sul oli, käisid poes, oli kerge leida laktoosi ja gluteeni vabu tooteid? Üks tootja, tal oli nii palju erinevaid küpsiseid ja nii kihvtid olid need pealkirjad ja seal oligi, kas toode oli laktoosivaba ja sisaldas nii sujahu või oli gluteenivaba ja sisaldas võid näiteks. Et ma ei saanudki ja ma mõtlesin, et äkki mingi toode on, mis on laktoos ja gluteenivaba, aga ei olnud. Ja mõndadel oli küll ka mingid tootjad, mis olid, et oli üht või teist, aga mitte mõlemat kahjuks. On jah, selles ma küsisin ka, et ma olen ka seda märganud, et miks nad siis kokku juba ei pane, et võib-olla on lihtsalt jällegi, ütleme suuremate tootjate puhul, nad ei tea seda, et see probleem tihti käib käsikäes. Inimestel tihti peale ongi gluteeni ja laktoositalumatus koos. Isegi testi tehakse täna ju Synlab igal pool koos. Nii et jah. Aga proovime. Selle ma sain Coopist ja selle kaneelirulli hind, see on siis Saaremaa köögi toode ja see maksab, kas 1,69 oli? Ma mäletan, et oli odavam, aga ma olen nii kirjutanud. 1,69. Minust oli ka üle euro. No ta on hästi soe sul praegu. Mina tegin. Kuidas sa ütled? Ta on aru saada, et ta üle see päris kaneelirull, on ju? Muidugi. Hästi vetruv. Ta on vetruv, ta on niisugune konsistents on hoopis teine, on ju. Ta ei ole kehva, üldse ei ole halb, ma arvan, et ma olen neid ise ka ju söön oma lapsega koos korduvalt. Ma alati olen mõelnud, ma olen kodus ka raputanud kaneeli lihtsalt juurde peale. Ma tahaks natuke rohkem kaneelisem võib-olla see. Tahaks kaneel jah juurde. Aga väga hea, ma ei ütle midagi, sest jällegi ei ole väga palju võrrelda. Neid tooteid lihtsalt pole turul ja minu arust ma olen nii tänulik, et on tulnud üks ettevõte, kes tegelikult teeb värsket saiakest. Et samamoodi, et on ju ka müüakse sügav külmutatud kujul neid gluteenivabu saiakesi. Soome mingi tootja oli Prismas müüb, aga see sügavkülm versus ikkagi nii tore, et tehakse, nii tore. Siin on veel selline märgis peal selle samal kaneelirullil, et parim gluteenivaba tegija ja parim kodumaine toode. Ja siin on väga ilusti toodud välja laktoosivaba, gluteenivaba, vegan, et kohe on silme ees. Ja ta on vegan ka, on ja seal oli vegan kirjas ka, minust ongi, seal ei ole sees mitte... Oli küll vegan, jah. Vegan, jah. Et ma olen nii harjunud alati neid silte lugema. Et kohe vaatan, siin on ilmselt, mis nad on pannud või asemele, ma eeldan, et siin on sees... vaata seda täpselt. Et või, muidu oleks ju või ta oleks lihtsalt laktoosivaba, siis ma eeldaks, et on või sees, aga kuna ta on vegan ka, et mis siis või asemel on. Rapsiõli on. Ma mõtlesin, äkki on margariin, aga jumal tänatud ei ole margariin. Aga rapsiõli, jah. Võtame sama tootjal on Saaremaa köögil on veel sellised krõbuskid. Mulle tundus, et need on nii põnevad, et neid on niisama hea näksimiseks kasutada. Mulle väga meeldivad sellised, et see on samamoodi on vegan, siin ei ole lisatud palmiõli, on gluteenivaba ja siis siin mingit piimalist ei ole üldse sees, sellepärast, et see on nagu näkileivaline. Hästi hea krõbe. Ja tegelikult ei ole näkileibasid pole üldse raske ka kodus teha, ma tean, paljud teevad ise. Aga tead, see on mässamine. See on lihtsalt mässamine, on ja, et niisugune, mul on ka lastega autoga sõidad, keegi tahab midagi näksida ja ei taha
kommi või midagi magust anda, siis jällegi väga tänuväärne toode ja kasulik ka, just seemned. Kui see kaneelirullil oli nii ja naa, siis see on selline toode, mida ma kindlasti ostan edaspidi. Väga nõus. Nii, võtame, sina soovitasid mulle, et vaata Pärnamäe toodangut. Poes oli 2 toodet kõrvuti, ma ei tea, kas neil on suurem valik muidu. Olid mingid heledad küpsised ja siis need samad kookose kaneeliküpsised. Heledad, mingid pulgakesed oleme ka ostnud. Ei, need olid mingid südamekujulised, midagi taolist. Ühesõnaga, siin on see... Kuule, ma tahtsin sult küsida seda. Siin on gluteenivaba märk peal. Me on siin testimises on ka Saaremaa köögi, ei ole, Saaremaa müsli, mis on Saaremaal valmistatud. Aga siin ei ole seda gluteenivaba silti peal. Ja siin ka pole, on ju? Jaa, aga paljudel ei ole. Aga seal on välja toodud veel eraldi gluteenivaba, aga siin ei ole gluteenivaba, selles mõttes ta on toortatrast tehtud. Siin ei ole ühtegi, siin ei ole. Et ma mõtlengi, kas ta on valmistatud köögis, kus on siis ka gluteeniga tooteid tehakse või miks ta ei ole välja toodud? Võibolla enda nagu kogemusest natukene ka räägin, on ju, kui mul ka pagarikoda oli, on ju, et siis tihti peale ongi nii, et mida väiksem tootja on, seda harvem tegeletakse märgistustega ja nende hankimisega, sest märgistuse omamine on kulukas, et üldjuhul iga aasta sa pead seda uuendama ja sa maksad selle eest raha ja kui sul on veel mitu toodet ka, see on tootepõhine, see märgistus. Et ma saan selle gluteenivaba... Märgise. Pluss sa pead minema tegelikult PTA-sse nagu niimoodi, kui sa tootja, sa pead nagu nii testima oma tooted aeg-ajalt, eks ole. Aga siis märgise puhul tekib kohe kohustus iga regulaarse aja tagant testida. Kui ma nüüd ei eksi, oli minust iga aasta, et sa saaksid iga aasta hoida märgist ja see on väike ettevõtjale väga suur kulu. Nii et mina jällegi ei hoiduks sellepärast kuidagi eemal, nagu pole kirjas, ütleme, et võtame näite, siin ei ole kirjas peal üldse, et ta on gluteenivaba, aga siin on kirjas, et ta on gluteenivaba, aga märgist pole. Mina julgeksin osta toodet, kus ei oleks kirja, kus märgist pole, aga kirjas on, et on gluteenivaba. Et sest, et jällegi, kui on tegemist tsöliaaki haigega, siis tegelikult nemad teavad juba, nad kirjutavad tootele, küsivad, kas see gluteenivaba tähendab, et ta on rissastumist ka vältiv või mitte. Et enamasti on nii, et nendel on täitsa eraldi liinid, lihtsalt pole märgist. Lihtsalt asi on märgise omamise rahalises aspektis, on ju. Aga kui me räägime tootjast, kellel ei ole ka kirjas peal ja koosainetes on nagu pole ka, ei tule välja, me eeldame siis tsöliaaki haiget tihti peale võib-olla julge osta, sest et me ei tea, kas see tooratraliini peal tehakse ka teisi tooteid ja siis on ka jälle standard, me pöördume, kirjutame enda poole, teate, tahame veenduda, et me saame seda tarbida. Kui tegemist on nisuallergiaga inimesel, ütleme kergema sellise gluteenitundlikkusega, siis tegelikult neid mina julgeksin süüa. Et jällegi mul endal ei ole tsöliaakiat, et mul on lihtsalt gluteeni talumatus, ütleme nii. Et siis mina julgeksin süüa. Okei. Ühesõnaga, võtame siit, siin on see märgistus peal. Nemad maksavad iga aasta. Nii. Oi, kui hea lõhnaga on niisugune nagu... On ju? Kui mõnus, siin on kaneeli lõhna ja niisugune magus kaneeli. Jaa, aitäh. Jaa. Kookuse kaneeli, hea koosus. See on nagu kohviku lõht tuleb nendes küpsistes. No, mul tuleb nagu vanaema nagu köögilõht tuleb ka veits. Oi, kui head. Oi, issand. Kui õhulised. Nii õhulised, jaa. Issand. Need on küll väga-väga head. Ja, praegu üks kohv oleks siin kõrval, pead küll, mina naudiks see. Ma kohe vaatan siin sisu ka. Väga head. Ma ütlen hindu ka, issand, vabandust. Oi. Nii, need samad Pärnamäe küpsised on kookuse kaneeli küpsised on 3,65. Mis on väga okei, sellepärast ma vaatasin, et küpsised üldse poes pakendite, sest nad on nii kalliks läinud, et väga okei hind on. Siis me proovisime kaneelirulli, see oli 1,69 ja need samad näkileiva ampsud, mis me enne proovisime, olid 3,35. Ka okei. Väga okei. Nagu küpsise mõttes täiesti okei hind ja ma praegu vaatangi, siin on kirjas laktoosivaba ka see kaneeli küpsis, aga someti tegelikult kui ma vaataks, tegelikult on ju täitsa isegi vegan. Sellepärast siin on taime rasvade segu, taimeõlid on kookos, raps. Siin ei ole ju üldse, mis siin siis nagu piim on. Vaata jällegi, me räägime laktoosivaba või kaseiinivaba vegan.
ma kirjutaks kõike kaseinivaba, sellepärast, et kuna on sees muna, siis ta ei saa olla vegan. See on see aspekt jälle, muidugi. Aga mina julgeks kirjutada peale, et kaseinivaba jällegi, noh, ütleme nii, on neid tarbeid, kes tegelikult otsivad kaseinivaba, kui on laktoosivaba, võib-olla ei hakka süvenema nagu. Et ei osta, aga jällegi kaseinivaba inimene tähendab, et ta vegan on. Ta lihtsalt ei saa süüa neid tooteid, on ju. Aga see on täitsa ka, nii et kui on kaseini talumatus, siis sobib see toode ka. Väga üllatav toode, väga, ma ei oleks arvanud kusjuures, et jah, Pärnamäelt olen enne ka eelnevaid küpsiseid proovinud, pole pettunud. Nii, võtame kohe siis järgnevad küpsised on Täkumetsa küpsised ja tead, ma olin nii üllatunud, neid oli väga erinevates poodides ja väga suur valik neid erinevaid küpsised. Ma mõtlesin, mida ma võtan, mida ma jätan, on kakaoküpsised, on no ühesõnaga erinevad ja väga-väga suur valik oli. See kott Täkumetsa küpsiseid maksab, kus nad on 3,35 ja need on kookosküpsised. Külle, väga viisakas lõhn. Ma nagu ei tahaks sulle anda, vaata kogu aeg, et nuutsud, aga ei. Nii ja. No see on täitsa kookust just tunda, kui too oli rohkem võib-olla nagu kaneele, aga kui hästi läheb tegelikult kaneele kookus kokku. Võib-olla esimese hooga võib-olla julgeks on ja. Kus juures ma praegu mõtlen, siin seda kookost väga ei tunne, see kaneelilõhn ja kõik see. Aga need on täitsa kookose küpsised, kookose maitse on olemas. Kas siin on toortatra jahu ka? Kirjas on laktoosivaba, kui võitu, mis seal siis nüüd sees on? Kas ta on piimavaba tegelikult ka või ole? Palun. See on ainult õnni sees. Nüüd on kaseinivaba ka. Nii et jälle, minust Täkumetsal jällegi nüüd ma ei tea, aga enamus on, küpsised vaata, et selles mõttes, et enamus on tegelikult õlidega tehtud, et ei ole nagu nii, võid ei ole sees. Nii et jah. Ja vaata kui tore, et on see toortatra jahu mahe. See on küll hea. Täkumetsal on 150 grammi ka, aga vaata kui suur kott. Absoluutselt, jah. Et küpsise kogused tundub nagu oleks rohkem, kui võib-olla seal, aga küpsis on lihtsalt kergem. Ja need küpsised, mõlemad küpsised maitsevad nagu täitsa tavalised küpsised. Jah, ei mingit pärisust pole. Nüüd on see sama, mis ma rääksin, et siin ei ole gluteenivaba silti peal, aga siin on põhimõtteliselt kõik on gluteen ja laktoosivaba. Ja see on valmistatud sellises kohas nagu Kaasiku talu Sutu küla. Tundus väga põnev, et ja siin on veel silt parim toode Lääne-Eesti väikeettevõttel 2025. Võtta kui tore. Nii et ma piima ei võtnud, kuna meil on vastav teistsugune teema, aga maitseme lihtsalt, ma arvan, me saame sellest. Kas sa müslit kodus ise teed? Kui suures ei tee, sest et me müslit sööme küll, ma ostan ka poest need gluteenivaba müstisid ja ka krõbedaid on erinevaid tooteid. See on konsistents juba näeb nii hea välja. Väga mõnus. Nagu, ma ei tea, kas nagu saad see pärast näidata, aga nagu see näeb nii pähkline välja ka. Väga mõnus. See on nagu, ongi nagu niisugune näks. Raatsigi väga piimaga segada seda. On ju? Nagu niisama ampsad. Aga see nüüd oli nõksa kallim. Aga ta ei ole kuiv ka? Ta oli 7,75. Oli toortatra müsli Saaremaa. Ta ei ole kuiv. Siin on, mis siis siia pandud on? Mingi õli. Messi ja viinamarja seemneõli. Ja messi ongi. Vaata, kui tore, et suhkurt ei ole sees. Et on messi pandud. Väga mõnus. Ta näeb nii hea välja. Super. Nii maitsev ka. Kõik on nii head asjad. Mis siin toimub? Väga-väga hea. Ma panin, et ka oleme Saaremaa fänn, ma ise ka saarlane, nii et sellepärast ma võtsingi need asjad. Nii, oota, miks ma selle kõrvale panen? Siis on selline armsas pakendis oli Minna marmelaadid. Minna marmelaadid on ka väga palju erinevat valikut, väga palju erinevate maitsetega. Mina võtsin praegu kodumarja marmelaadid. Ja see on kinni veel. Võtan korra silti kohe. Vaata, ma teen lahti nii kaua. Oi, kui tore. Kirjas on siin peal peedisuhkur. Aga suhkrupeet on ju ka peet. Peedisuhkur on nii armas. Aga glukoosisiirup on ikka, ta on marmelaad on ju. Oi, kui head. Hapukas. Kõlab üksluiselt, aga see on ka väga hea. On ju? Tikri, maasika ja musta sõstra marmelaadi assortii. Nii puhta maitsega. Mis on kui tore? Nagu, on ju?
mis see punane on? Nagu aroonia või? Ma arvan, et mustustar. Mustustar, okei. Väga meeldib. Ja ta ei ole üle magus. Ei ole. Ma muidugi pelgan tavaliselt meie marmelaadis, nad on alati magusad, alati nii magusad. Tavalistel marmelaadil on see mingisugune suhkrukiht veel ümber ja siis saad selle suhkru. Ma võtan ka selle punase. Mustustar. Oi kui hea. Autosse võtta. Täpselt, jah. Nii, ma olen autoga. Nii, ja issand kui hea. Väga mõnus. Nagu kummikomm oleks ka ja siis nagu... Aga ta on nagu naturaalne kummikomm. Jaa, nii hea. Soovitan, need on nii armsad, nii et seda võib isegi kingiks viia. Selle hind on siis 4,25 ja seal olidki need maitsed erinevasid, kas oli 4,50 olid osad ja osad olid 4,25. Jah. Okay. Täiesti okei. Nii. Ja nüüd on viimane asi, mis ma avastasin, oli selline asi nagu, ma arvan, et on namb. On ju. See on mandlikreem ja need olid hästi, seal oli ka šokolaadiga, oli šokolaadimandli, oli karamelliga. Mulle tundus see põnev, ta tundub üsna vedel. Ma ise mõtlesin, et kas seda nagu Nutella asemel kasutada šokolaadikreemina või kuidas sina... Ma vaatasingi, ma ei ole varem näinud seda toodet, pole niimoodi otsinud. Enamus kreemi, et ise kodus on, aga nii põnev toodem, näge, et sa tõid selle siia. Ma ise mõtlen, kui ta nii vedel on, siis võib-olla saaks isegi mandlikreem äkki neile, kui me lahti teeme, vaatame, äkki saaks kasutada näiteks kondenspiima asemel. Jaa. On ju? No, palun. Vaatame, kuidas ta on. Ta ongi ele. On jah ele. Nii. Jaa. Täitsa. Pakendist kohe. See maitseb nagu valge šokolaad. Hästi niisugune tummine. Oi, kui tummine, jah. Ta on tõesti Nutella. Ja nagu Nutella... Aga kui sa selle panid, ta ei olnud nii vedel kui siin pakendis. Ta on nagu Nutella oleks. Aga ma mandlit väga ei tunne. Ma tunneks nagu mingit, nagu, eks ta tulebki kokku, et kui sa paned silmad kinni, kas sa aimad ära, et see on mandel. Ja aima, on ju. Üldse ei ole mandli, nagu ei saanud mandel. Ometi, see on kolm koostajat. Mandel, rafineerimata rosuhkur ja vanilja, that's it. Vaniljat on tunda. No vaniljat tunned ära, jah. Aga nagu... Oota, aga mida ta meenutab? Ma ei saa aru. Minule meenutab ta valget šokolaad, kui ma võtaks. Jah, tegelikult kõige lähedasem. Sulatatud valge šokolaad, vaata. Ikka ju sulatad ja siis paned koogi vahel, aga natuke sööd ise ka ära. Muidugi. Aga tõesti, jah, see on niisugune valge šokolaadi alternatiiv võib-olla tõesti, kui kusagile tahtavad lihtsalt vahele määrida. Et see ei ole kindlasti glasuuri tegemiseks. Ei ole, sellepärast selle hind on 9,55, et ta on pigem nagu sa määrid teda kuskile peale, et sa ei saa seda lihtsalt, kui sa kasutaksid seda, siis sul see koogihind tuleks lihtsalt meeletu, on ju. Kui on klient, kellel pole vahet, siis tahab kõik, nagu tahab oma tordi vahe seda, mida tahab, siis on muidugi tema valik, on ju. Aga see on küll väga siin ei ole ka gluteenivaba märgist peal. Vaata, tihti mingid sellised asjad on tootja võib-olla isegi mõtte selle peale, miks ma pean märgistama niisugust asja. Mina küsiks üle, on ju, ma olen harjunud tootjate poole kirjutama, et see on nii tavaline, nad alati vastavad, et see ei ole küsimus olnud. Aga neil oli veel igasugust mingi kreemis ütlesid vist, jah? Jaa, šokolaadiga, karamelliga, kas see oli 4 erinevat valikut või? Et ühesõnaga, ta jäi mulle silma, see oli sealt Riimi talu toidab sealt siis nurgast ja seal on väga hea valikut. Nii põnev. Nii, kas teeme kokkuvõtte, mis sind kõige rohkem võib-olla üllatas või mis sulle meeldisid? Mul on mitu asja. Mul on ka mitu asja, ma küll ühte valiksid. Nad on nii erinevad. On erinevad, jah. Nad on kõik nii erinevad. No müsti oli kindlasti see, mis mind väga üllatas, sest ta ei olnud kuiv. Me oleme harjunud, et müsti on või nagu kuivem on ja see oli niisugune mõnus niiske, ma saangi aruta meega selle pärast. Ja viinamarjasemneli on ka ju väga tervislik. Mina küpsetan kodus viinamarjasemneliga, lihtsalt FYI, me kasutu üldse rapsioli ega mitte mingit muud oli. Jällegi, toiduainete valdkonnas piisavalt kaua olnud, et enda jaoks valinud välja lemmikuvad nii-öelda, ütleme nii. Aga mis sa valiksid? No mulle meeldisid, need marmelaadid olid, need oli tead. Kõik on hea. Need küpsised ja see müsli oli hea. Ma ei tea, ma isegi ei oska öelda, mis ma nagu võiteks pakkunud. Kõik üllatasid väga positiivselt. Jah.
Mina sööks ka edaspidi ka kõiki neid prooviks, nüüd selles mõttes, et ma ütlengi, et ma ei olnud seda küpsist konkreetselt proovinud. Jah, aga muidu Pärnamäe teisi tooteid olen proovinud. Et väga üllatas ka, et samamoodi ju täkumetsat me oleme kogu aeg tarbinud ka, mõnus on meil standard on ja mida ma ei olnud võib-olla üldse kaalunud ka varem proovida on need marmelaadid. Kui ma ei ole ise väga suur magusa fänn, pigem nagu lapsed, aga nüüd ma julgeks küll osta, sest ta ei ole üleliia nagu magus. Kuigi jah, muidugi suhkur on sees on, et aga ikkagi selline nagu Go Foodishi märgistiga ka ma vaatasin. Ja no see oli küll väga äge leid. See nammi siis mandrikeem. Mandrikeem, sükest asja nagu kasutada täitsa kookide pealgi. Iseenda jaokski, miks mitte. Ühesõnaga kokkuvõtvalt kõik tooted üllatasid ja olid väga positiivsed ja ei ole niimoodi, et kui on gluteeni ja laktoosivaba, et siis sa pead kuskil järeleandmisi tegema. Ei pea, tegelikult ongi veel neid tooteid tegelikult, sa pead vaatama pakendi pealt lugema. Ja ka see, et on ju, mis me siit kokkuvõtteks saime teada, et ise kui pakendi peal on kirjas laktoosivaba, võib seda väga vabalt olla, aga tegelikult ka seinivaba, et vaata koostajate loetelu, kui seal ikkagi võid ei ole, et piimatooteid, et siis on sobib. Ja. Nii Birgit, aga suured tänud, et sa tulid ja et sa jagasid oma soovitusi ja nippe. Ja armas kuulaja, aitäh, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit kuhjaga kasulikke nippe. Aitäh meie sponsoritele Electrolux ja Lidl. Kohtume järgmises episoodis.